Pille seiklused. 8. peatükk. Auruna üles. Pille tundis, kuidas ta muutus üha kergemaks ja kergemaks. Ta polnud enam veetilk. Nüüd oli ta aur. Näha oli, aga kätte võtta ei saanud. Ma lendan, hõikas ta rõõmsalt, kui tõusis ülespoole. Tere tulemast taevateele, hüüdsid teised aurupiisad tema ümber. Nad keerlesid tuules nagu väikesed tantsijad. Pille vaatas alla. All olid jõed, metsad ja teed, kus ta oli rännanud. Kõik tundus nii pisike ja armas. See on nagu unenägu, mõtles ta. Ma olin all, nüüd olen üleval ja ma pole enam tilk, vaid aur. Tuul kandis neid kõrgemale, kuni need jõudsid jahedamasse õhukihti. Seal kohtas Pille taas paljude teistega, kellega ta oli koos vihmapisena alla sadanud või jões ujunud. Pille, hõikas keegi, tule siia, siin on nii tore. See oli Priit, tema vana sõber. Priit, rõõmustas Pille, sa oled ka tagasi. Jaa, me kõik tuleme tagasi, see on ju ringkäik, veeringkäik, ütles Priit rõõmsalt. Pille keerutas end sõprade keskel. Peagi nad kogunesid kokku ja aegamisi muutusid nad taas nähtavaks, pisikesteks piiskadeks, mis hoidsid üksteisest kinni. Kas me moodustame pilve, küsis Pille. Just nii, ütles pilvevana, kes ilmus taas habemesse naeratades. Kui aurupiisad saavad jahedat õhku ja leiavad sõbrad, sünnib pilv. Ja kas me sajame varsti jälle vihmale alla, küsis Pille. Kui aeg on õige, noogutas pilvevana. Hetkel puhka, vaata, kui palju sa oled juba teinud. Pille vaatas tagasi oma teekonnale. Ikerkar, konn, tigu, hiir, mutt ja vihmauss. Porgandisõime, põhjavesi ja jõekalad. Kõik nad olid saanud temalt midagi ja tema neilt. Palju uusi sõpru ja kogemusi. Ma olen olnud abiks, isegi väikese piisana, mõtles ta rahulolevalt. Pilv, kuhu nad kogunesid, kasvas ja paisus. Pille tundis end kodus hästi. See pole lõpp, sosistas Priit. Ei ole jah, vastas Pille. See on lihtsalt veel üks ilus algus. Ja samal ajal, kui all maa peal särasid rohi ja järved, ujus pilves ringi üks rõõmus, teadmisjänuline piisk, kelle nimi oli Pille ja kes ootas uusi seikluseid.